Veerand miljardit eurot vaba raha. Kõlab nagu selle eest saaks päris palju Eesti rahva heaks ära teha. Just selline summa on seisnud investeeringu ootuses SmartCapi fondides. Mis selle veerandi miljardi saatus siis praeguseks on? Veerand miljardit on praegu ootel, et seda kunagi investeerida. Ja samal ajal, kui seda raha eraldati, siis ilmselt seda ettekujutust täpselt ei olnud, et ta nagu majandusse kohe ei lähe, vaid ta jääb lihtsalt hoiustele intressi teenima. Ja samal ajal makstakse selle eest siis ka fondihaldurile fondi haldamise eest tasusid. Mida kõike nende sadade tuhandetest ära teha saaks? Tasuta ühistransport, taristute ehitus, pensionitõus. Unistada on ju küll ilus, aga nii mustvalge olukord siiski ei ole. See on finantseerimistehing, et see on nagu investeering, see raha on jätkuvalt kontol. Et enamasti ministeeriumite ja siis asutuste, mis iganes koolide, pääste, need on kulud, et need ei ole üldse võrreldavad kategooriad. Et kulu on ühekordne, see raha on kadunud. Finantseerimistehing, mida SmartCap kasutab, see püsib eelarves, teeb tootlust ja tuleb ka eelarvesse tagasi. Mis on üldse SmartCap, mille ümbervaidlus käib? See on riiklik riskikapitalifirma. Riskikapital on see, mille poolest on näiteks Ameerika Ühendriigid kuulsad, et kõik need suured tehnoloogia ja ettevõtted on riskikapitalist välja kasvanud. Ja Eesti on riskikapitali suhtes üks maailma edukamaid riike, kui me vaatame rahvaarvu ja Eesti suurust. Et riskikapitalist on alguse saanud ka niisugused ettevõtted näiteks nagu Skype, Wise, Bolt, et kõik need suured tehnoloogiaettevõtted. Kokku on Majandus- ja Tööstusministeerium fondi panustanud ligi 500 miljardit eurot. Fond on erinevaid, näiteks rohefond, kaitsefond ja laiapõhine riskikapitalifond. Küsimus ei olegi Riigikontrolli jaoks niivõrd selles, kas üleüldse peaks investeerima. Küsimus on pigem selles, kas nii rasketel aegadel, kus tuleb lisaks võtta laenu, on mõistlik miljoneid eurosid lihtsalt kinni seisma panna. Ja tõesti, me ka nõustume tegelikult Riigikontrolli etteheidetega. Me oleme juba päris mitmed neist ka muutmas, et kuidas peaksid toimuma väljamaksed, millised peaksid olema konkreetsed mõõdikud SmartCapi efektiivsusele. Et me oleme juba tegemas analüüsi, need peaksid siin nüüd novembrikuus esimene analüüs valmis saama. No ma arvan, et see, mida nüüd vist Majandusministeeriumi esindaja ka ütles, et tulevikus tuleb paremini hakkama saada ja riigikassaga raha asju paremini planeerida on ju minust mõistlik, et ta küll väikest intressi seal teenis, aga riigi jaoks on mõistlikum neid raha asju keskselt hallata ja ka investeeringute puhul, nii et ma arvan, et küllap sealt saab paremini, et Riigikontrolli raportitesse me suhtume alati sedasi, et mida saab sealt paremini teha, tuleb paremini teha. Riigikontroll sooviks, et raha ei pandaks pikaks ajaks teadmata eesmärgita fondidesse seisma, vaid pigem panustataks meie riigi enda kukrusse. Jah, investeerida seda siis hiljem, seni hoida riigikassas, sellepärast, et muidu riik maksab omakorda selle raha riigikassasse laenamise eest intressi. Raha ei ole kadunud, et see raha on arvel, raha teenib intressi, raha teenib pikas perspektiivis tulu. SmartCap on riigi ettevõte, see on sinna finantseerimistehing. Loomulikult me oleme arutanud ka Rahandusministeeriumiga, et kas neid vahendeid, vabu vahendeid, mis seal kontol seisavad, saaks ka riigikassas hoida. Praegu pigem ei ole nähtud Rahandusministeeriumi poolt lahendust, kuidas seda saaks teha, aga me räägime edasi. SmartCapi või üldse fondide jaoks on hästi oluline, et see raha kuidagi ei sõltuks ühest eelarve aastast või poliitilistest kiiretest otsustest. Selle tõttu on vaja garanteerida, et see raha oleks olemas. Ja me oleme arutamas ka Rahandusministeeriumiga, Riigikantseleiga, et kas see raha võiks olla riigikassas potentsiaalselt olemas üle aastate, et ei peaks täiendavalt raha laenama ja kui see investeeringu otsus jõuab lõppfaasi, siis näiteks SmartCap saaks seda raha võtta riigikassast. Et selles mõttes need etteheited mitmeski on kohased. Mis see eesmärk siis on, et millal või kuidas seda raha siis lõpuks kasutada veel või välja võtta kasutada? See raha läheb loomulikult eelkõige investeerimiseks. See on see kõige äkilisem osa riigi majandusest. Me kasvatame neid ettevõtteid, mis on suured ja globaalsed 10 aasta pärast. Et kui intressist tuleb tulu, siis see läheb sinna samasse fondi tagasi. Investeeritakse uutesse ettevõtetesse. Kui tulu jääb üle, siis me arvame, et rohkem investeerima ei pea, erainvestorid katavad selle valdkonna juba ise täielikult ära, siis me saame seda raha ka dividendide välja võtta. Aga seda praegu siis plaanis ei ole, et hetkel ongi ikkagi mõte investeerida edasi ja kasvatada seda raha seal? Loomulikult. Eesti tahab olla kõige äkilisem riik jätkuvalt maailmas, et meil on ikkagi 10 ükssarvikut miljardise väärtusega ettevõtet, et see on tegelikult ka SmartCapi ja meie erafondi investorite suur töö. See ongi selle asja mõte.